Uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus on andnud omapoolse hinnangu levinud kahtlustusele, mille kohaselt raiutakse Eestis kõige paremat metsa kiiremini, kui see asemele kasvab. Ühest küljest on tegemist ka RMK sõnul sihiteadliku tegevusega, sest iga aastaga kasvab Eestis nende inimeste arv, kes metsa ära eksivad. Pool riigi pindalast on mets ja äraeksimisvõimalused on suured. Kui lageraia annab võimaluse tekitada metsamassiivi sisse saarekesi, kus inimene tunneks ennast eksinuna turvalisemalt, siis tulebki seda teha. Teisest küljest on metsa raiumine aeglasemalt, kui see peale kasvab, ka tehniliselt võimatu, sest raiudes puud aeglasemalt, kui see kasvab, on kogu ettevõtmine lõputu protsess ja toob kaasa kogu metsanduse kokkuvarisemise Eestis. Eesti metsamassiivid on RMK sõnul suured ja lõputud. Paks mets takistab aru saamast, kui palju siis metsa Eestis tegelikult on. Kogu Eestit kattev lageraie annaks võimaluse läbi viia puude loenduse. Praegu on seda võimalik teha vaid 70% ulatuses ja uued normatiivid võiks ka kunagi ulatuda 100%-ni metsapindalast. RMK annab veel teada, et otsib peatselt ka tühjaks raiutud metsiste asenduselupaikadele asenduselupaiku ja eraldatakse ka asenduselupaikade asenduselupaigad, kui tuleb veel tagasilööke, siis ka asenduselupaikade asenduselupaigad. Erinevaid asendusvõimalusi on RMK leidmas veel enam kui 20 asendamiseks ja looduskaitsjad ei peaks muretsema. Samuti annab RMK teada arenduskoostööst Euroopa Kosmoseagentuuriga ja 10 aasta pärast on valmis ka koostööprojekt, mis võimaldab kõikide asenduselupaikade tühjaks raiumise korral kõik Eesti metsised üldse kuu peale saata. Ja välismaalt. Eile pidasid Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin telefonikõne. Peamisteks teemadeks olid olukord maailmas ja võimalused Vene-Ukraina sõja lõpetamiseks. Telefonikõne kestis enam kui 2 tundi ja oleks ka kauemgi kestnud, kui Kremli pressiteenistuse teadetel ei suutnud Vladimir Putin kauemana naeru kinni pidada. Nüüd tehakse kõnelustes mõningane paus ja uus telefonikõne on riigijuhtide vahel plaanis siis, kui Putinil on 2 nädala pärast ühe sõbra juubel ja sinna oleks ka head meelelahutust vaja, märgitakse Kremli pressiteates. Ja teaduse vallast. Eesti ornitoloogid annavad teada, et seoses ülemaailmse soojenemisega ja tõenäoliselt veel mitmete soodsate tegurite tõttu on täheldatud jobukakkude siinvail viibimist juba maikuu keskel. Linnuvaatlejad on neid eriti tihedalt kohanud just Toompea ümbruses, nii õhus kui maa peal, arvukalt ka väiksemates maakohtades. Jobukakkude käitumine on tihtipeale ettearvamatu, mistõttu ei ole välistatud ka nende hoonetesse tungimine. On tulnud ette õhus munemist. Tihti topivad jobukakud oma noka igale poole, kuhu vaja pole. Jobukakud võivad aasta-2 perspektiivis ornitoloogide arvates muutuda teistele liikidele ohtlikuks, kuna on karta nende ristumist hädavarestega, mille tulemusel tekib linnuliik, mille toimetamine on juba täiesti ennustamatu. Ja lõpetuseks ka meditsiinilisi nõuandeid. Inimesed, kes kaebavad sageli kevadväsimuse üle, saavad peagi leevendust. Rühm Eesti teadlasi väidab, et kevadväsimus asendub lähema kuu või 2 jooksul hiljemalt suveväsimusega, mis omakorda mõne kuu pärast kasvab üle sügisväsimuseks. Aga õige pea on seejärel päästja kohal talveväsimuse näol, mis taas läheb mõne aja pärast üle omakorda kevadväsimuseks, mille vastu, nagu kuulaja mäletab, aitab edukalt suveväsimuse saabumine. Erinevate väsimuste regulaarne vahetumine tagab mitmekesisuse ja hoiab ära väsimusest väsimise. Kuulsite uudiseid.